kui suured puud siin on. Kuule, see on vist küll ürgmets. Eestis meil ürgmetsi polegi. Kõige vanemad ja väärikamad on põlismetsad. Aga mis neist põlismetsades nii erilist on? Seal on näiteks liigirikkus väga suur. Kui lähed põlismetsa, võid seal päevade kaupa liike kirjeldada. Kõigepealt pead muidugi mõned liigid endale selgeks tegema. No. Mõnda taime ma ikka tunnen ka. Või lille näiteks. Tore. Tule ma näitan sulle hakatuseks ühe huvitava sambliku liigi. Sulgias õhik. Sulgedega võhik. No ja, iga algus on raske. Põlismetsas toimetab loodus omapäi. Torm või lumi on murdnud suuri puid koos juurega maha. Nii tekkinud häiludel kasvavad juba uued. Väikseid kuuski on nii palju, et kõik nad ei mahugi suureks kasvama. Ja vanad puujuured on täis uut elu. Samblad ja seened peavad neid parimaks kasvukohaks. Põlismetsa on Eestis 500 hektarit. Vanades metsakooslustes on just see, et vanast ja juba oma elu lõpule jõudnud puust ja tema jäänustest saab siis nagu alguse uus elu. Sulgias õhik ja kopsusamblik. Põlismetsas tundub, et kõiki siin kasvavaid ja elavaid liike ei õnnestugi kokku lugeda. Järvselja metsa on kaitstud juba 1924. aastast. Tegelikult oleks vaja looduskaitses hädasti, et nende meie majandatavate alade vahel oleks selliseid nagu tugipunkte, kus liigid saavad varjet ja kus nad võimalusel siis sobivasse keskkonda, mida me varem oleme oma majandustegevusega mõjutanud, edasi saaksid levida. Eesti eesmärk on jätta vähemalt 10% metsast majandustegevusest puutumata. Need alad peaks hõlmama kõiki metsatüüpe.